Ene Rebane, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik, räägib inimkeskse hoolekande ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli projekti kogemusest. Tere päevast siis ka minu poolt ja tõepoolest mina räägin täna siis kahest projektist, mis on üksteise järel käinud. Üks oli piloot või nii-öelda testprojekt ja sealt edasi juba rakendusprojektid, et kuidas siis inimkeskset hoolekannet tervise ja sotsiaalsüsteemi vahel tagada. Kus see alguse sai? Alguse sai kogu see asi tegelikult üle 5 aasta tagasi moodustatud hoolduskoormuse rakkerühma tööst ja selle rakkerühma poolt esitatud poliitikasuunistest. Üks olulistest suunistest, mis anti, oli see, et selleks, et tulevikus pikaajalise hooldusega seotud probleeme ennetada ja võimalikult efektiivselt lahendada, on vaja integreerida need tegevused, mida inimese suunas teeb üks ja teine valdkond. Ehk siis me peame liikuma inimese kompleksvajaduste rahuldamise suunas, mitte keskenduma oma valdkonna teenuste osutamisele. Millised olid need eesmärgid, mis siis koordinatsioonisüsteemile üles seati? Eelkõige kompleksne, terviklik lähenemine inimesele ja teenuste ühine pakkumine. Selle eesmärgiks oli ikkagi see, et võimalikult rohkem pikendada inimese iseseisvat toimetuleku aega, võimalikult vähem või lükata edasi seda, et inimene peab suunduma püsivatele hooldusteenustele, aga just see, et ta suudaks võimalikult kaua ja võimalikult kvaliteetselt ise hakkama saada. Teine väga suur eesmärk oli see, et vähendada inimese enda ja tema lähedaste halduskoormust süsteemiga asjaajamistel. Et ka siin eelnevatest sõnavõttudest tuli välja see, et inimene ajab asja ühe arstiga, teise arstiga, siis sotsiaalsüsteemiga, siis tööhõivesüsteemiga ja siis on veel mingisugused süsteemid, aga ta ei saa nagu terviklikku abi, mis parandaks tema elukvaliteeti, mis parandaks tema tervisetulemeid. Ja veel üks oluline eesmärk oli, see puudutas informatsiooni kogumist, pidevat kogumist süsteemi toimimise kohta, kuidas meil läheb, kus on meil kitsaskohad, kus on meil hästi läinud, milliseid asju laiendada, milliseid probleeme lahendada, sellise tervikliku infokorje seadis ka see projekt eesmärgiks. Nagu ma ütlesin, on olnud 2 projekti. Üks on katseprojekt ja selle eesmärgiks oli testida algset ideed, milline koordinatsioonisüsteem peaks välja nägema. Selles olid kaasatud kohalikud omavalitsused, selle käigus loodi hoolduskoordinaatorite ametikohad ja mis oli nagu selle projekti lisaväärtus lisaks sellele koordinatsioonimudeli katsetamisele oli ka see, et selle katseprojekti raames alustati võrgustiku töö ülesehitamisega konkreetses siis projekti piirkonnas. Ja selleks, et saada kogemust, kuidas toimub siis meeskonna töö konkreetse juhtumi lahendamisel, siis võeti projektis arvele 245 inimest, kellele kohaldati nende nõusolekul siis sellist laiapõhjalist juhtumikorraldust koostöös tervise ja töövaldkonnaga. Pärast selle katseprojekti elluviimist oli väike vahepaus, kus tegelikult analüüsiti neid tulemusi, tehti järeldusi ja
lepiti kokku, kuidas edasi minna. Selle töö tulemusena sündis ka koordinatsioonimudeli kontseptsioon, millest lähtudes siis ka see järgmine rakendusprojekt töösse võeti. Nüüd selle järgmise projekti eesmärgiks oli igas piirkonnas, kus seda siis rakendati, sellele piirkonnale sobiva koordinatsioonimudeli rakendamist. Täpselt nii, nagu paikprojekti puhul sai öeldud, et pole üldist ja kõigile sobivat paika, vaid on igale ühele oma paik. Et täpselt sama ka koordinatsioonimudeli rakendamine erinevates piirkondades. Ja lisaks võrgustikutöö ülesehitamisele oli ka siis, nii nagu eelnevas projektis, juba konkreetsetele inimestele ka selle kompleksse abi osutamine. Et need on need asjad, mida selle jätkuprojekti raames tehakse. Nüüd ma räägiksin natukene tulemustest, ehk siis millistele tulemustele või järeldustele nende 2 projekti raames jõuti. Esimene ja hästi oluline järeldus on see, et selline koostöötamine, inimese vajadustele terviklik lähenemine, üksteise toetamine eesmärkide saavutamisel, see ei ole igapäevane ja see ei ole harjumuspärane. See on asi, mida tegelikult tuleb intensiivselt edendada ja see on asi, mis vajab juhtimistasandilt tuge. See on mõtteviisi muutus, mitte ainult praktilisel tasandil, mitte ainult perearsti, sotsiaaltöötaja, haigla, arsti, õe tasemel, see on mõtteviisi muutus ka juhtide tasemel, et selline koostöö on oluline, võrgustikutöö on oluline ja seda tuleb edendada. Kui seda toetust ei ole, kui ta jääb reatöötajate tasemele, siis me küll saavutame üht-teist, aga see tulemus ei ole kunagi piisavalt hea. Teine väga selge järeldus oli, et koordineeriva rolli täitmine eeldab süsteemset väljaõpet. Selleks, et abivajadust märgata, selleks, et teada, millised on võimalused, see, kes inimesele abi osutamist koordineerib, peab oluliselt rohkem teadma sellest, kuidas töötavad kõrvalsüsteemid, kuidas töötab perearstisüsteem, kuidas töötab haiglasüsteem, kuidas töötab hoolekandesüsteem, millised on need võimalused, kes on need partnerid, kuidas hoida üleval võrgustikutööd, kuidas teha meeskonnatööd. See on oluliselt komplekssem väljaõpe, kui täna hoolekande või meditsiinivaldkonnas antakse. Ehk siis tegelikult need inimesed, kes tegelevad inimesele abi andmisega, abi koordineerimisega, nad vajavad kas täiendõpet, süsteemset täiendõpet või siis juba uute inimeste puhul algusest peale baasõppes seda komponenti. Kindlasti üks kogemus, mis me omandasime, on see, et see kehtib ka teiste projektide puhul, et mingit uut asja juurutades ole kursis sellega, millised on muud arendused sinu ümber ja püüa ka nende teiste arenduste puhul saavutada sünergiat, kasutada neid võimalikult palju ära. Et koordinatsiooniprojektiga paralleelselt käisid siis insuldi juhtprojekt käis riskipatsientide projekt ja käis ka paikprojekt. Et need, kes nendes projektides osalesid, nad teadsid, nad olid kursis, nad oskasid tegelikult ära kasutada kõikide projektide võimalusi ja selle läbi tõsta seda saavutatud väärtustel. Et kindlasti on see hästi oluline teada, mis toimub sinu ümber ja
kui vähegi võimalik, seda ära kasutada. Abivajaduse hindamine eeldab hindamisinstrumentide olemasolu. Neid hindamisinstrumente, nagu me teame, on palju. Erinevad asutused kasutavad erinevaid hindamisinstrumente, ka sama tööd tegevad asutused kasutavad erinevaid hindamisinstrumente samadel puhkudel. Ehk siis tegelikult selliste hindamisinstrumentide ühtlustamine ja arendamine on hästi oluline. Mis on veel väga oluline ja see on seotud ka selle järgmise punktiga, on nende hindamisinstrumentide digitaliseerimine. See, et hindaja paberi peal selle hindamise läbi viib, see on imetore. Tal on sellest väga palju kasu ja sellel inimesel on ka sellel hetkel sellest väga palju kasu. Siis läheb see inimene järgmise hindaja juurde, kes viib täpselt samasuguse või ütleme samalaadse küsitluse läbi, küsib mõneski samu küsimisi, mis eelmine hindaja ja teeb seda jälle paberi peal. Ja nii see ratas käib. Kompleksvajadusega inimesed on need, keda üldjuhul hinnatakse suhteliselt sageli. Suhteliselt sageli küsitakse sarnaseid küsimusi. See informatsioon on kuskil olemas, see informatsioon ei ole kasutuskõlbulik. Seda ei ole võimalik kasutada teistel. Ehk siis hindamisvahendite digitaliseerimine ja hindamistulemuste teiste osapooltele kättesaadavaks tegemine on hästi oluline. See vähendab hindajate tööd, see annab perspektiivi, mis on olnud minevikus, kuidas on olukord muutunud. Sa saad hinnata muutust. Veel üks tõdemus. Tõhusaks töö korraldamiseks tänapäeval on vajalik töötav kasutajasõbralik IT-lahendus. Jutt oli siin teleskoobist kui ravikorralduse abivahendist. Hoolekandesüsteemis on kasutusel Stari lahendus. Ma tean, et ka insuldi juhtprojekti raames on välja töötatud erinevaid lahendusi. Et kõik on välja töötatud selleks puhuks või selleks konkreetseks eesmärgiks. Aga kui me räägime tõepoolest komplekssest koordinatsioonisüsteemist, siis see lahendus peab võimalikult hästi rahuldama kõikide koordinatsiooni osapoolte vajadusi, nende spetsiifilisi vajadusi, mis on nagu nende erialast tulenevad, aga ka üldisi vajadusi. Et ma tegelikult ei usu, et see koordinatsioonisüsteem tulevikus väga edukas oleks, kui sellist IT-lahendust ei ole, sest ükskõik millises projektis tulemusi sa kuulad, ükskõik kellega sa räägid, kõik ütlevad, kui seda lahendust ei ole, siis me töötame poole auruga, me kulutame energiat sinna, kuhu me seda tegema ei peaks. Abivajajate ja nende lähedaste teadlikkus ja valmisolek abi vastuvõtmiseks ei ole alati kõrge. Tegelikult leida üles neid inimesi, kellele pakkuda võimalikult vara ise proaktiivselt abi selleks, et nende abivajadus ilma seda saamata süveneks ja muutuks järjeks suuremaks. Täpselt sama nagu insuldi või diabeetikud, et kui sa leiad need inimesed õigeaegselt üles ja osutad neile abi, siis nende elukvaliteet, nende tervisetulemid on oluliselt paremad kui siis, kui nad ise ühel hetkel pöörduvad viimases hädas. Tavaliselt siis on asi juba nii hull, et siis tuleb rakendada juba radikaalseid meetmeid. Seega abivajajate ülesleidmine ja tegelikult ka nende enda poole võitmine, et neil tekiks arusaamine, et abi saamine ei ole häbiasi, ise toimetulek on tore asi, aga
toetu ka teistele. Veel üks järeldus. Tihtipeale on teenustel järjekorrad või vajalikke teenuseid ei osutata. Seal on erinevad põhjused, see võib olla seotud ka selle piirkonnaga, selle spetsiifilise abi vajadusega, aga see on teema, millega kindlasti tuleb tegeleda, et leida igale inimesele, ka siis, kui ressursid on vähesed, napid, kui teenuse osutajaid koha peal ei ole, siiski leida see lahendus, kuidas tema vajadusi rahuldada. Ja kindlasti üks oluline asi, täna me hoolduskoordinatsiooni tulemusi ei mõõda, aga kui me ei mõõda, siis me ei tea, kas me saavutame seda, mida me tahame saavutada. Ehk siis hoolduskoordinatsiooni mõõtmise abivahendite, mõõdikute väljatöötamine ja kasutusele võtmine on tegelikult vältimatu. Vastasel juhul me võime liikuda mitte õiges suunas. Paari sõnaga ka sellest, mis siis edasi juhtub. Kõik need probleemid, või need väljakutsed, mida ma praegu kirjeldasin, tegelikult vajavad vastust, ehk siis nendega tuleb tegeleda. Kindlasti saab see olema lähiaastatel üks Sotsiaalministeeriumi olulistest väljakutsetest, millele keskendutakse. Aga mis puudutab koordinatsioonimudeli rakendamist, siis siin on väike teekaart, kus on näha siis, et kuidas me tahame selle koordinatsioonimudeliga liikuda selleks, et 2023-2024 tõepoolest koordinatsioonimudel oleks kasutusel üle Eesti. Siin on terve hulk eeldusi, mis tuleb realiseerida selleks, et see rakendumine oleks tõepoolest tõhus ja efektiivne. Kas see on see IT-süsteem, IT-rakendus, kas see on mõõdikud, mis iganes. Need eeldused tuleb realiseerida ja siis on meil võimalik minna üle tõepoolest üle Eesti kõigile võrdselt ja ühetaoliselt heale inimese vajadustest lähtuvale tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumisele ja töövaldkonna omale ka. Tänan!